Tulin täna siia Redori arendusobjekti peale Tallinna maantee 1 Sakus. Selle tundega, nagu ma kogu aeg olen siin käinud, ikka paned korraliku tööriide selga, sellise nagu objektil nõustud on, aga täna tuli välja, et siin objektil on juba kohti, kus ei tule kanda enam kiivrit ja seda kollast jopet ka mitte. Kristo, vahepeal on toimunud mingisugune ootamatu ja väga-väga suur muudatus. Ausalt öelda, mina ei ole ennem ühelgi objekti peal midagi taolist kogenud. Jaa, siin on tegelikult muudatus, et klassikas ongi ettevalmistustööd on pikad, võtavad aega, planeerimised, aga lõpud tegelikult ongi kiired ja peavadki kiiresti käima. Et asjad paika ja pood lahti, ütleme nii. Esimese korruse tasand on nagu ülemistes korterites siis pisut ees. Jaa, just nii ongi, sest ütleme korterite valmistus sissekolimine, see võtab ju kõik tavaliselt natuke rohkem aega. Korterid on ka rohkem konkreetse objekti puhul, aga esimesel korrusel on äripinnad ja detsembri alguses avatakse siin siis Sakus selline esimene kodutarvete ja riiete ja kõik, mis igapäevaeluks vajalik kauplus ehk siis Pepko pood. Suurepärane, detsembri alguseni ei ole kuigi palju aega jäänud, nii et ilmselt inimesed hoiavad pilku peal. Mis esimesel korrusele veel tuleb, mis kindel on ja kas kõik esimese korruse ruumid on nagu leidnud praegu siis rentniku? Tegelikult kõik ei ole leidnud rentniku, et on ka siis tulemas üks väga uhke, väga korralik ilusalong nii meestele, naistele, lastele, kõigile vajalik, mis iluteenust puudutab ja kätkeb. Võiks isegi öelda mõnes mõttes ka terviseteenused, massaažid ja kõik sellised osad juurde on kindlasti tema tulemas ja meil on täna läbirääkimisi veel paari ettevõttega. Jah, hästi palju kohalikud inimesed tunnud huvi toitlustuse vastu, aga toitlustus on hästi spetsiifiline, nii et me võtame sammhaaval selles valdkonnas ja kokkuvõtteks 2 vaba pinda praegu veel on, 1 on läbirääkimis, nii et järgi jääb ainult 1. Aga maja ehitus iseenesest, kui ma siia platsi peale tulime, autoukse lahti tegin, siis võttis vastu mind selline, minu jaoks väga mõnusalt tuttav lõhn, mida tavaliselt ehitusobjektide peal, tänapäevaste ehitusobjektide peal eriti palju ei ole, puidulõhn. Jaa, puitu on siin palju, sest praegu käivad intensiivsed tööd fassaadi lõppviimistluse osas ja mitte viimistlus, selles on eeltöödeldud materjal kõik ja see on termopuit, kus on siis vajalikud tulekaitsed ja ilmastikukaitsed peal, aga nüüd on lihtsalt selle monteerimine ja tõesti see on nüüd kogu selle hoone puitfassaad, seda on nüüd siin viimane 1,5–2 nädalat tehtud ja tegelikult ka täna on teada nii, et novembri viimasel nädal hakatakse üldse tellinguid maha võtma, nii et selleks ajaks on juba ka rõdud paigas, nii et see lõpp käib sellisel objektil ikka väga-väga kiiresti. Detsembri lõpuga peab olema objekt valmis. Ja korterite inimesed hakkavad juba jaanuari alguses vaikselt sisse tulema. Kui palju korterid juba omanikke on leidnud? Ma julgen praegu öelda, et pooled korterid on kindlasti omanikud saanud, läbirääkimisi on pooleli. Meil on igal teisipäeval on ka siis eelregistreerimise kliendipäev ja ka sel teisipäeval on tulemas kliendipäev, kuhu on juba inimesi registreerunud ja tulnud uusi korterid uudistama. Ja täna ma tahan teile, head vaatajad, üles tunnistada ka veel ühe asja, millest ma ei julgenud eriti mõeldagi ega rääkida veel vähem. Kui me käisime sügisel siin ja ma vaatasin seda ehitusplatsi, siis kui mulle öeldi ja ka teile öeldi, et jõuluks on kõik korras, siis ma mõtlesin, ennemgi on räägitud, kas te ikka jõuate, mis parata, inimene alati kahtleb ja kõhkleb, kuid nüüd ja praegu on tõepoolest selge, et jõuluks on siin kõik.